Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere, head spordisõbrad! Käes on esmaspäev, mis tähendab, et eetrisse läheb Postimehe spordisaade Pressisektor. Nagu ikka, on meil siin stuudios olemas saatejuhid, aga sel korral on saade tavapärasest erinev, sest luubi all on ainult korvpall. Miks nii? Hakkavad selgitama mina, Postimehe ajakirjanik Jarmo Jagomägi ja meie juba püsikülaliseks saanud endine korvpallur Janar Soo. Me alustame. Homme, teisipäeval 30. septembril algab Eesti-Läti korvpalliliiga hooaeg. Alustuseks peetakse 2 mängu Lätis, Valmiera võõrustab Ogret ja Riia VEF võtab vastu Keila KK. Aga nädala lõpuks on 14 Eesti-Läti liigas osalevast satsist 12 juba platsil käinud. 7 satsi tuleb Eestis sel aastal, 7 Lätist, nii et tasakaal on nii-öelda taastatud siin Rapla lahkumisega ja sellega, et treener Hallik ei liitunud ja lõpuks siis sellega, et ka Läti ülikooli ei punti. Aga kuna hooaeg on algamas, siis meie keskendume eelkõige Eesti satsidele. Et siis teeme väikse eel ja ülevaate, mis siis juhtuma hakkab ja mida oodata võib. Mida keerulist ei ole, keerame nii-öelda eelmise hooaega võrreldes nimekirja või siis tabeli teistpidi, hakkame järjest minema ja võtame ette siis Keila KK, keda endiselt juhendab Andres Sõber. Abitreenerita reeglina ei vaja, aga üks mees ta seal kõrval on, 20-aastane Oliver Uuspõld. Mina tean temast nii palju, et ta on Keilas noortetreener, ma olen tema vastu rahvaliigat mänginud, aga olgem ausad, Andres Sõber seal poob, käseb ja laseb, aga jah, et Keilas siis nagu ütleme nii, et sel aastal oli neil rohkem aega komplekteerida, ütleme nii, et eestlastega tehti väike selline, ma arvan, isegi areng edasi, Ron Laanemaa tahaliini, äärele Tormi Niits, aga olgem ausad, see sats hakkab ilmselt ikkagi väga palju olenema sellest, kuidas välismaalased seal mängib ja neid on praegu seal kolm ameeriklast. No eks ta nii ole jah, selles mõttes alustan algusest, et olen nõus, et Andres Sõber üldiselt väga palju nagu sisendit abitreenerilt vähemalt senise karjääri jooksul vajanud ei ole. Kahtlen, et ka sel hooajal see asi muutub. Jah, eestlased tõesti neil paremad saadud ja kui eelmine aasta nad lihtsalt korjasid kokku, keda sai, siis see aasta ongi nagu Tormi Niits on ikkagi selgelt nagu tõmmatud endale, et kuigi siin on kuulda olnud, et Tormil väga palju mingeid pakkumisi polnud, siis ikkagi ma arvan suur võit Keilale. Eke Rüütel, väga huvitav nimi, ma ausalt öeldes pole kunagi teda mängimas näinud, aga kuju poolest või vähemalt kirjade järgi need kabariidid on päris head. Ja... No, Tormi rääkis ta päris suureks ka siin ühes podcastis, et vaatame, kas see kannab või ei kanna. Ja, seda küll ja tegelikult ju pärast seda Tormi juttu see Viru karika finaalis ikkagi Rüütel täielikult ebaõnnestus. Aga eks natuke on vaja harjuda ka siin kodus mängida ja suuremat rolli ja ma arvan, et sellisele mängijale eriti palju paremat kohta, kui Andrese juures ei ole, et tea küll, võib-olla ta seal mingeid uusi oskusi selle hooaja jooksul ei õpi, aga enesekindlus peaks nagu kõvasti kasvama ja ülejäänud satsi vaadates siis selles mõttes polegi midagi muu kui ameeriklastest, see asi ikkagi sõltuma hakkab või ütleme siis üleüldisemalt välismaalastest. Nojah, selles mõttes, et siin on küll 14 mängijate nimekirjas üles antud, aga neist ütleme 4 on alaealised, 2 on 18 aastased, olgem ausad, nemad nagu mängima ei hakka, et see rotatsioon on siin pigem 8-9, maksimaalselt võib-olla 10 meest, et siin Egert Hallerit esialgu nimekirjas ei ole, on kuulda anda, et ta vist midagi seal treenib, harjutab, ei tea, pigem on jälle see, et ta on nagu ikkagi ülihalvas vormis jälle suvega ja tal siin need pättused ja asjad ikka käivad temaga kaasas, et kui tema oleks heas vormis, siis see annaks nagu satsile juurde, aga olge ausad, see kipub ikkagi juba õhukeseks asi jääma siin. Jah, ütleme selliseid mängijaid, kelle otsa nagu vaadata, neid välismaalased me ei tea ju, aga eestlastest on ju Tormi põhimõtteliselt ainuke, kellel on mingi kogemus nii-öelda ka mängu lõppudes midagi otsustada, et Peemot ja Sats ja Laanemaa, kõik on toredad tüübid, aga nendega ütleme meistriks ei tule, vähemalt mitte praegu. No ütleme nii, et see viimane kontrollmäng siin Reineriga mõndaga tagasi nagu näitab ära, kes seda satsi veavad. Tagaliinist Queen on Burns, 24 punkti, 5 lauda, 5 söötu, Niits 17 punkti, 14 lauda, 6 söötu juurde, et tundub, et need mehed seal hakkavad niite tõmbama ja see sama Burns, kes see nimetatud, tuleb siis NCAA esimesest divisionist
Main Black Bears on võistkonna nimi, kus ta tuli ja seal 30 minutit, 12,9 punkti ja 6,6 lauda keskmiselt. Peaks olema tagamees, aga vist söötu nagu väga meeletult ei jaga. Nojah, ütleme, siin pole ju tema statistikas välja toodud isegi relatiivselt sööta sealt ülikooli ajast, siis tõenäoliselt tõesti seda söödunuppu seal väga palju ei ole. No samas ei tea, vaata siin, kui ta on selline väga osav vend, siis meeskonnad kindlasti hakkavad talle rohkem tähelepanu pöörama, mis tähendab, et kaasajad peavad vabaks jääma. No äkki, ma ei tea, ma ei ole ju selle Main Black Bearsi mänge näinud, et kes tal seal nagu kõrval olid, võib-olla polki kuhugi sööta. Siin, neil on ikkagi, ütleme, Keilal on ikkagi vaja, et need taga või ameeriklased ka ikkagi seda söötu seal paneks ja teised mehed peavad need visked ka muidugi ära panema. Mehed selle eelmise hooaja mehe jääb praegu võlgu, oli Johnson või Jones või midagi sellist, aga tema ju oli ikkagi selline jackpot ja nagu kõva tõmme, et need kõik 3 mees siin äärele veel Brody, Clyde Fox ja korvi alla Alvin, Darnell, Stredits, kõik on nagu nii-öelda ruukid, kollanokad, 2 neist tulevad esimesest divisionist, see Fox tuleb 3. divisionist, oli pikalt 3. läks esimesse, ehk siis nad ei saa olla nagu päris mahlamütsid, päris suvalised vennad, et seal vist ühte legionäri juba vahetas ka Andres, aga ütleme nii, et need on nüüd paika jäänud ja ütleme nii, et sealt võib mingi nagu tõmme tulla. Ja see Jonesiga ja Andres päi pihta ja ma arvan, ega ta see hooaeg ka ta enne ei jäta, kui kas A leiab sellise mehe või B saab lihtsalt aeg otsa. Nii kaua ta neid vahetab, et Andresel selles mõttes olen aru saanud, et mingit probleemi nagu mehele jääd aega öelda ei ole ja uus võtta, et kui ainult nii-öelda lepinguliselt need asjad niimoodi toimivad ja finantsi on, siis ma arvan, et ta enne nii-öelda ei rahune ja nii kaua see buss seal edasi-tagasi käib. Ja vaadates siis tooriat nagu nimekirjale peale, siis 14 või 15 mängijast ainult siis 3 on üle 2 meetri ja 6 on alla 185 sentimeetri, ehk siis hakkavad sellist ilmselt kiiret üle ja peale kossu mängima ja väga sinna selges korvi alla ei panda nagu klassikaliste tsentritele. No ja ütleme nii, et ega Andrese stiil pole kunagi selline aeglane 5-5 korvpall olnud, et sellise rosteriga ütlesid õigesti, et on vaja esiteks kaitses kõva, on ju, Andrese number 1 ja teiseks tuleb joosta ja kiiret lahendada, et vaba oled peale panna ja siis ongi, mõni mäng saad 50-ga, sest vise ei lähe, aga teinekord on võimalik kedagi üllatada, miks mõtlesin, esimene mäng VEF-iga on ja paned kõik seal sisse, VEF-il ka võib-olla ehmatus suur ja tuleb mingisugune suur raputus kohe siia hooaja algusesse. Ilmselt hakkame seal ebastandardseid lahendusi ka nägema, et ala Tormi hakkab seal mingisuguse suuri sentreid kiusama taga ajama, mingisuguse maa-ala lahendusi ja selliseid, ütleme, ebastandardseid asju või siis ütleme sõbral just endal omaseid asju hakkame ilmselt selle satsi puhul nägema, et tasub nagu vaatama minna selles vaates. Ja kusjuures kunagi isegi, kui Andres oli meie U20 koondise peatreener, siis meil oli umbes samade gabariitidega meeskond, nagu me siin praegu Keilal näeme. Ise pidin 4 mängima ja ütlen ausalt, Andrese käe all 4 mängida nii, et sul on nagu tagamängi oskusi ka ülihea. Sa saad seal visata nii palju, et käsi vesib ära mängu ajal ja neid olukordi ta loob, et talle meeldib selline, Tormi Niits on siuke hea alamõõduline 4, ütleme, kellele saab väga palju võimalusi luua ja ma arvan, et see on üks põhjustest ka, miks ta seal tiimis on. No see edukas B-divisjoni turniir, see lõpuintervjuu seal Daniel Lennujaama seal legendaarne, kus ta ütles, et võtsime väljaku pooleks ja läksime seal mängijatele ette ja puideti kamandasin siis pikale ette ja teine võttis tagant ja ütleme nii, et neid ebastandardseid lahendusi hakkame nägema ilmselt. No täpselt jah, ega siin varianti pole, riskima peavad nad iga mäng ja vaatame. Aga üldiselt ma ütleks, et tundub, et ikkagi on nagu samm edasi tehtud võrreldes eelmise hooaega. Ja siis Keila KK avab hooaja juba homme. Sõidetakse külla VEF-ile ja eks siis ole näha, mis sealt saama hakkab, aga Janar, kui sa nüüd peaksid ennustama, siis mitut võitu sa Keilale ennustad või kas sa ennustad, et nad kedagi Eesti satsidest edestavad ka? Väga raske. No ma arvan, et vähemalt praegu rosterid vaadates, siis Keila, Viimsi ja Kuulbet ikkagi seal üsna võrdselt võiks madistada. Palju nad eelmine aasta võitu said Keila? Äkki oli 3-4 sinna kanti. Ma pakun, et äkki saavad siis 6 võitu. Ei ole paha pakkumine ja mina pakun, et nad võivad hakata teise Keilale päris paksu peavalu valmistama, aga selleni me varsti jõuame. Nii, vastukaaluks Keila KK-le, kus me rääkisime, et väga palju Eesti noormängijatest ei sõltu, siis Viimsis hakkab sellest väga palju sõltuma, sest nagu Valdo Lipsul on viimastel hooaegadel juba tavaks saanud, siis tema võtab endale punti ühe sellise, ütleme, legionäri siis korvi alla reeglina
ja siis tema ümber on siis ütleme ikkagi peaaegu eranditult ikkagi täitsa noored mängumehed ja erand ei ole ka see aasta. Ma arvan, et kõige suurem võit võib-olla oli see, et Jörgen Rikberg ehk siis tagaliini kõige suurem liider suudeti säilitada, sekka siis Tartust Oliver Pere ja korvi alla Erk Kurvik, kellest siis, ma ei tea, räägiti eelmise hooaja jooksul, et võib-olla teenimatult vähe mänguaega saavad, ehk siis nüüd on neil aeg tõestada ja siis sinna sekka veel siis nii-öelda vanad olijad, Kaspar Kuusma, ma ei tea, Kevin Sünn näiteks, Kristjan Kokk ja siis jah, korvi alla nagu öeldud üks legionär, Tšehhis kunagi mänginud, korraks Kanadas ja viimati Austraalia esiliigas 14,1 punkti visanud ja 8,6 lauda noppinud Kevin Jurel Baker. Ja jälle olen jutuga nõus, no Viimsi puhul alati huvitav jälgida ka seda, vähemalt viimased hooajad, et kas neil on jälle mingi uus mees äkki tulemas, kellest siin hooaja lõpus rääkida on ja Vaaks oli eelmine aasta Rikberg, loomulikult Rikbergilt ootaks ka sammu edasi, aga äkki siin keegi veel tõstab pead, no mulle väga meeldib Oliver Pere liitumine, sest eelmine aasta nii palju, kui ta Tartus sai, no mulle väga meeldis ta nagu kuju, et ta tundub selline defense breakeri võimekusega vend ja neid me teame Eesti korvpallis eriti palju pole, nii et kindlasti väga huviga ootan, kuidas temal minema hakkab. Noh, Erki Urvik, sa juba ütlesid jah, et oleme kuidagi oodanud, et ta võiks rohkem võimalust saada, nüüd tal tõesti selline kas just päris do or die aasta, aga midagi ta peab siin välja mõtlema, kui nagu kõrgemal tasemel korvpalli mängida tahab, kiiresti ümber harjuma ja selle vastutusega nii-öelda hakkama saama lihtsalt. Selle Bakeri kohta ma tõesti ei oska küll mitte midagi öelda Austraalia esiliigast ka, ma liiga palju ei tea. No Austraalia meistriliiga on täitsa soliidne koht, aga esiliiga täpselt ei oska öelda, et samas ei ole Viimsi ju, vähemalt ei tule meelde, et nad oleks välismaalasega nagu täitsa mööda pannud, et tundub, et seal see staff oskab seda uurimustööd teha ja lõpuks leitakse see õige asi, nii et ega ma ei usu, et see mingi täielik nagu kaer on ka see Baker, et pigem kärbsem muidu. No ta on selline jah, liikuv pikk, et ei ole ka selline klassikaline center, kellele sa topid seal 3 meetri peale ja hakkab haake panema, et pigem keerab ja hüppab ja möllab, aga jah, et siin on jälle kuuldanud ka, et Viimsi kõvasti treenib nagu ikka, nagu noorte meeste puhul olema peab. Siin jääb see küsimus, et Viimsit räsivad päris tihti vigastused, kas ja kust üle pannakse. Okei, hakkasin kurja välja kutsuma, eeldame praegu, et kõik mehed on rivis, aga ütleme nii, et see stiil jääb ilmselt ikka nagu sarnaseks, nagu on olnud kogu aeg Lipsu puhul, et vahet ei ole, kes vastu tuleb, nemad proovivad oma seda agressiivset kaitset ja selle pealt siis kiiret rünnakut mängida, et seal ei ole probleem panna 4 sekundil 3 teele peale. Ei no aga kokkuvõttes ju korvpall ongi sisseviskamismäng, eks ole, mitte nagu korvi kaitsmismäng ja selles mõttes sellisel noorel meeskonnal ja nendel noortel meestel ongi ju kõige olulisem nagu need rünnaku omadused nagu või see rünnakul see enesekindlus leida, neid lahendusi leida ja sealt neid kogemusi, sest kaitses mängima hakkamine on põhimõtteliselt, kui sul on nagu, sa oled normaalses vormis korvpalluris, see on lihtsalt nagu tahtejõu küsimus, kui palju sul seda energiat sinna kaitse poolele üldse jääb, aga siin selles tiimis küll, ma arvan, peaks rõhk olema oma rünnakul ja loomulikult agressiivne kaitse on oluline, sest nii saab väga lihtsaid rünnakuid, aga jah, ma just tahakski näha, kuidas need mängijad nüüd siin suvel on arenenud, näiteks Kaspar Kuusmagi tegelikult on siin süksel 2 hooaega suht ühel tasemel teinud, tegelikult ootas ka temalt mingit sammu edasi. Ja Kevin Sünn, Kristjan Kokk on ja need on ju vanad Viimsi mehed, kes on ka, nad ei ole ka mingisugust nagu sammu, kuigi võimalust on kõvasti, saavad mängida, möllata, aga minu meelest pole kumbki nagu mingit oma niši või sellist oma nagu kindlat kohta nagu liiga nagu õigustanud või ma ei tea, kui nad ei oleks Viimsi nagu kasvandiku, kas nad oleks seal tiimis täna, ma ei ole kindel, igatahes ma nagu nende 2 mehe puhul ka ikkagi ootaks. Et ma näen ka nagu, et neil on mingisugune võimalus ka kõrgemal kunagi mängida. No siin ütleme ambitsioonikamad on siin Kevin Sündi karriks ristinud ja Kristjan Kokki vist siin selle, kes ta oli, lauavõitleja Dennis Roodmaniks kutsunud siin mõne ilusa mängu järel, aga vast nii pilvedesse ei tasuks minna, aga nemad on vähemalt tiirenud selles ringis nagu mõned hooajad. Nad ei tohiks enam nagu midagi põdeda, karta, et nüüd ongi see küsimus, kas lagi on käes või siis on mingid muud takistused olnud, et kindlasti
selline punt nagu, kus sul on kõik võimalused, et lihtsalt löö uks lahti ja tee, et seal ei ole nagu mingisuguseid piiranguid ja siis ma ei tea, paneme siia juurde näiteks ka, kes hakkavad just nagu meesteklassis üle minema siin näiteks, ma ei tea, Karmo Kilk, Kristo Rannasse tuleb Audentesest, Gert Suvi, kes käis seal nii-öelda õppimas Hispaanias Jaan Puideti juures on ju, et need mehed vist mängisid kõik ka siin lipsu käe all U20 suvel, mis läks nagu täiesti aia taha, et siis nagu natuke oleks nüüd see tõestamiskoht, et kas see suvine kogemus kuidagi nüüd annab kaasa ka, et siin jah, seda ütleme tõestamise ruumi ja võimalust on kõvasti. No on muidugi, et noh, selles mõttes Viimsi tegutseb targalt ka, ta võtabki siia mängijad, kellel on nagu vaja tõestada mingis mõttes, et võib-olla Rikbergil on nagu juba midagi tõestatud, aga kuna ta võttis vastu otsuse Viimsisse jääda, siis midagi pole teha, ta peab veel rohkem tõestama see hooaeg, et ta peab õigustama seda, miks ta jäi Viimsisse ja miks ta ei läinud kuhugi mujale ja tegelikult siis sammu edasi ka tegema, et järgmine aasta neid valikuid rohkem oleks, aga jah, noored mehed, ma arvan, niisugune atraktiivne korvpall ja ma usun, et hooaja lõpuks võiks Viimsis juba keskmiselt sinna 400 kanti neid pealtvaatajaid ka tulla. No jah, Rikbergil on ütleme mingi sarnasus nagu Vaaksi selle teekonnaga nagu väike aste madalamal ikkagi, et ta nagu tegi Viimsis hea hooajaga, jäi sinna pidama. Mäletame, et Vaaksu läks ju pärast seda pool hooaja pealt kraamasse, et kas just sellist hüpet, aga nagu sellist hooaega tahaks küll näha, et ta nüüd on nagu selge liider ja vedaja. No ma ütleks lihtsalt, et Rikberg ja Vaaks on nagu selles mõttes erinevad, et kui sa kõrvuti seisma paned, siis ühel on ikkagi nagu väga selgelt näha, et potentsiaal on väga kõrge. Rikberg selles mõttes gabariitide poolest talle nagu nii palju antud ei ole ja tema peakski tegema stabiilselt väga hea hooaja, et see samm edasi teha versus Vaaks, kellel tegelikult piisas oma selle potentsiaali näitamisest nagu natuke, kuigi tegi ka väga hea selle esimese hooaja. Aga teise hooajal oligi paar mängu näitas, et ma ei tea, mu lagi on siin ja siis saigi nagu selle võimaluse tõestamaks, et ma nagu selles mõttes Rikbergil on natuke nagu raskem, ma arvan, sellel samal tasemel jõuda. Ja Viimsi avab siis hooaja 5. oktoobril ehk siis laupäeval kodus Kalev Cramo vastu ja siis ütleme, et kohe korralik pähkel, aga miks ka mitte? No muidugi, et tuleb ju lõppkokkuvõttes, kui võita, tuleb kõiki võita. Ja oleme tagasi otsaga jälle Keilas. Võib-olla võiks öelda, et hooajal kõige sellises salapärasemas kohas, sellepärast, et kui võtad Eesti-Lätili kodule lahti, siis seal on üles andnud täpselt 7 mängijat. Tegelikult on neid mängijaid vist 11, aga olgem ausad, see ei ole ikkagi piisavalt palju arvestades, et see meeskond läheb mängima Põhja-Euroopa liigat juba homme ja sellest 11 mehest 2 on ka sellised, kes on nagu täitsa padunoored 17-18 ja tõenäoliselt nagu suuri minuteid mängima jätka, et alustuseks tuleks nagu jälle selle küsimuse juurde tagasi, et kas sinna Keilasse ikka seda kahte satsi on vaja? See on raske küsimus, no ei selles mõttes, et kui oleks üks, siis oleks Eesti liigas vaid 6 meeskonda, selles plaanis ju võiks ju olla, aga jah, arvestades Keila Kuulbeti eelmist hooaega, kuidas nad tegelikult ju said selle sama asjaga karistada, et ei olnud piisavalt nagu mehi ja see amps võeti väga suur. Samas kritiseerida on raske, ma ju ei tea, kuidas Puffi need kokkulepped sponsoritega on, võib-olla see on nagu möödapääsmatu, et nad seal peavad olema ja nui 4, siis saad lihtsalt seda Estikaid ka nagu normaalse meeskonnaga mängida, kuigi jah, kui sul 5 meest nagu vigastatud kuskil novembrikuus on, siis on nende Estikatel või Eesti-Läti liigas ka jube raske, aga see on tõesti huvitav, see salapära seal ümber, et no mis nüüd siis toimub, et tegelikult 2 päeva pärast ju või homme juba liiga algab on ja kuskil võiks ju reglemendis ka kirjas olla, millal need asjad sinna või nimed sinna ilmuma peaks, et praegu seda nimekirja seal vaadates muudatus on see, et Sutt läks ära ja võeti Saal asemele. Kas just nagu sellega nüüd seal ENBL-is kuidagi paremini peaks minema ja Estikatel, ma arvan, Patrik Saaliga nagu ka meistriks ikkagi veel ei tule. Tasja tuli tagaliiniga juurde, ei ole ka nagu meeletult selline täiendus, millega sa nüüd lähed Euroopat valutama. Ja seda küll, aga Tassa isegi ta ongi nagu täiendus, teda ei vahetatud kellegi vastu, eks, et ta kindlasti annab juurde. Minu meelest ta näiteks TalTechis ka päris häid liigutusi ja võib-olla temal ka selline, kui Viimsi meestest siin rääkisime, et avanemisaasta, siis Tassal ka nüüd Tartus ei saanud tegelikult TalTechis ka, siis siin Kuulbetis nüüd ja tegelikult kohe Eurosari ka kõrval, et jällegi selline väga hea võimalus tõestamaks endale ja teistele, et kas see korvpall on ikka see, millega nagu väga kaugele purjetada või mitte, et ühel hetkel
peab nagu sellele asjale otsa vaatama. TalTechist tegelikult ma mäletan, et Varrak ta nagu algus andis päris korralikult mänguaega, ta pani põhisse ka, aga ju ei vedanud siis välja, aga noh, nüüd on jälle tõestamise koht, et see on jälle nüüd natuke selline sats, kus sul nagu väga palju juba puht nii-öelda meeste arvult ei ole selliseid meest, kes sinu mängijaid, kes siis sinu mänguaega piiraks või sinu mängu piiraks, aga jah, kui nendest veel salapärast rääkida, siis minu arust alles paar päeva tagasi nad hakkasid otsima endale sotsiaalmeedia manageri või siis sotsiaalmeedia juhti ja kogu nende, nad on siin mänginud vist mitu kontrollmängu, aga ainus kontrollmängu protokoll on tulnud sealt Jõgevalt TalTechiga mängust, ehk siis ise nad ei avaldanud seda viimast Drive akadeemiaga skoori, nad ei avaldanud seda Karkstais peetud mängu, et ma ei tea, kas seal on hoitakse mingit lihtsalt salapära või neil ei olegi inimest, kes neid asju üles paneks, et ütleme nii, et seal ikkagi nagu logiseb nagu igat pidi natukene. No jah, kui ei ole isegi seda inimest, kes need 3 tulemust suudaks üles panna, siis tõesti seal Coolbetis neid probleeme tundub nagu olevat liiga palju, arvestades, kus me nagu ajaliselt oleme. Aga no Pahv on võimekas mees, selles ju ka keegi ei kahtle ja küll ta need oma asjad seal mingisse jonksu saavad. Lihtsalt täna on natuke ikkagi hirm. Ja, me peame arvesse võtma seda, et Pahv esimesed, ma ei tea, 5 mängu või palju tal see karistus eelmisest hooajast veel all on, et teda pole ju pingil ka. Täitsa noor treener Kaido Saks peab selle asja seal ju üle võtma koos Kaarel Loiguga. Et ma ei tea, praegu sisetunne väga nagu optimistlik siin Keila Coolbeti suhtes ei ole ja kui enne siin Keila KK-s sa mainisid ka, et väga kõva konkurent Keila derbis nüüd, siis ma isegi annaks praegu nagu pikema või jämedama otsa sellest nöörist Keila KK ette. No ja, et selle aasta Keila Coolbet ka, parem ka nii on, aga ikkagi sõltub ka samamoodi teine Keila ikkagi nendest legionäridest. Võib-olla Coolbetil on nagu natuke kindlamad valuutad või natuke võib-olla tuttavamad mehed. Ma ei tea, hakkame seal tagant pihta. Katie Johnson, viimati toodud mees. Ta mänginud Georgia Bulldogsis, Auburnis, märtsi hulluse alalised satsid. Viimati oli George Masonis ka korralik ülikool. Samas ta ei ole neis olnud nagu mingisugune vedur, mingi suur tegija. Viimati näiteks 15 minutit, keskmiselt 7,7 punkti, 2,7 söötu, et selles mõttes CV on kõva, aga ju tal on nagu mingid siis ikkagi mingid asjad tal peavad olema, et ta siis kuhugi nagu kõvemasse kohta ei saanud. Nojah, eks mingi kiiks peab küljes olema tõesti. Äärele siis Isaiah Thompson, tema tuli siis Winona ülikoolist, see on teine division, seal 34,3 minutit, 13 punkti, 8,7 lauda. Statistika vägev, aga peame jälle hakkama siin töö käigus vaatama. Meil ei ole siin protokolle ka isegi ees kontrollmängudest, nagu ütlesime, vist seal TalTechi vastu tegi okei, seal oli mingi 13 punkti 5 lauda, midagi sellist, aga ei midagi erilist. Aga ütleme nii, et äärepositsioon nagu meeletult täidetud ei ole, seal on veel Ronald Tamkivi ja Christopher Lenk näiteks. Okei, siin saab, ma ei tea, Ralf Kütist saab äärele panna, Margus Pahvi, miks mitte, aga need pole ka päris sellised nimed, kellega sa lähed siin, ma ei tea, Graamot või Tartut murdma. Jah, nõus täitsa jah, et see, sa jõuad lägi korvialune ka. Korvi all ka siis Patrick Saali sa mainisid, tema kõrval siis üks selline klassikaline tõesti suur tsenter, 20 pluss pikk Mario Spoleta, samas tuleb Austria kõige kehvemast satsist, seal vägevad numbrid, 17,9 punkti, 5,7 lauda, aga jällegi ma ei tea, selle Spoletaga midagi juhtub, siis mis siis edasi saab, kuidas see Spoleta kaitses mängib. Coolbet ei ole olnud siin ühegi hooaja jooksul korralik või väga tugev kaitsesats, kui nad on siin meistriliigas olnud ja aga mausad, kui me seda nimekirja vaatame, siis vaevalt, et siin ka väga kaitse lõhkumiseks läheb. Ei, ilmselt ei lähe ja ma just, kui me vaatame, et äärel ja korvi all on kokku 5 meest, need nimed on Tamkivi ja Lenk on seal neist 2 juba, kes tegelikult nagu on ikkagi väga väiksed ääred oma gabariitide poolest. Patrick Saal pigem tahaks ka seda 3 kohta mängida, ma arvan, Spoleta on seal korvi all. Peebule meeldib see hea tsenter, mul nüüd selle serblase nimi, kes esimene Radunits, see oli ju siuke puhas vend, Kovaljov eelmine aasta oli natuke teissugune, aga talle siukene hea korvialune vend ilmselt meeldib ja tema mängujoonis järelikult niipidi nagu või sealt poolt siis arenema hakkabki. Aga 5 kellest 3 meest pigem on 3 korvi all. Raske, ma ütleks, et tagaliinis jah, pole nagu väga võib-olla hullu, et Johnson, Tassa,
Pahv ka tegi paar head mängu eelmine hooaeg ja miks mitte seda stabiilsust nüüd rohkem oodata, aga jah, pigem natuke hõre see värk praegu. Siin sahistati vahepeal, et äkki Kovaljov liitub, aga Kovaljov vist lõi seal mingi Saksamaa klubiga käed, et oleks nagu tema juures, näeks eeslinn nagu kohe mingi poole parem välja, aga praegu jah, nagu ikkagi väga hõre näeb see asi välja, et ma küsin siis pigem nii, et ma arvan, et me oleme nõus, et see alumine pott, nagu sa ütlesid ka, 2 Keilat ja Viimsi on üsna nagu tihedalt koos, et ma ei tea, kus sa siis selle Kuulbeti paneksid, et äkki isegi, ma ei tea, ma julgeks äkki panna isegi kõige alla ja Viimsi nendest äkki isegi tippu, võib-olla see on natuke selline soovmõtlemine, aga ütleme nii, et seal võiks nagu suureks madistamiseks minna küll, on ju. Jah, et põhimõtteliselt mul mõtted sinna samas suunas, sest Viimsi puhul on, kuidas need noored nagu minema saavad, kuidas see hooaja algus neil õnnestub. Kindlasti suvel on kõvasti trenni tehtud, tean isegi mõne endise meeskonnakaaslase näitel, kes suvel kõvasti trenni lõhub, seal augustis teised ka tulevad või septembris on ja esimese viske paned mööda ja sul ongi hooaeg rikutud, eks versus vastupidi, need vennad, kes nagu tulevad, on ju rõõmsalt ja saavad seal kenasti hakkama, et no vaatame, kuidas nad tulevad, aga pigem ma praegu kipuks ka Keilat sinna kõige alla panema, aga jah, üks korralik 4 juurde ja siis on juba 2 meest ikkagi 4 peal põhimõtteliselt võimalik panna 2 meest 5 peal, et mingi roteerumisvõimalus seal on, siis see tiim võib hoobilt sinna 5. kohal tagasi hüpata. Ja Keila siis nagu öeldud, alustab homme hooaega NBL-is ja sõidetakse Manchesteri, suurde korvpallilinna. No ikka, jah. ja Eesti-Läti liigas siis esimene matš toimub 4. oktoobril kodus võetakse vastu Liepaja. Nii, ja nüüd oleme otsaga jõudnud suve pealinna ehk siis Pärnu juurde, kellel on uus nimisponsor Transcom. Ja ütleme nii, et siit alates võib hakata vist vaikselt rääkima, et võistkonnad on nagu komplekteeritud korvpallivõistkonna moodi ka. Okei, Viimsi on ka nagu paberil, aga ütleme nii, et siin nagu on ikkagi nii-öelda korvpallisatsi positsioonid on kaetud, kvaliteeti jagub vähemalt mingil tasemele ja hakkame siis vaatama, kes meil siin Pärnus mängima hakkavad, et 13 mängijat on üles antud, mõned noored sekka nagu ikka, aga ütleme nii, et selline 10-mehelise rotatsioonikanti asja peaks kokku saama. Võib-olla, ma ei tea, siis tähtsamad liitujad kindlasti Gregor Ilves, Devin Lee Harris ja Rikard Arvits on tagaliini, rootslane äärtele siis Daniel Nils Oskar Johansson ja korvi alla veel Igor Sergejev veel siis uutest liitujatest ja punti veab siis nüüd esimest korda täishooaega tegev Kristjan Evart ja tema kõrval siis Gert Kullamäe, kas siis abitreener või augutäitjana, et see siis jääb neil endale otsustada seal. Jah, täitsa nõus niimoodi positsioonikaupa võtta, igale positsioonile on mitu varianti, treeneril Evartil kindlasti seal nii-öelda seda manööverdamisruumi on, samas see võib mõnes mängus ka kätte maksta, kui ei suuda nagu otsustada neid mehi seal leida, aga jah, kindlasti väga huvitav näha, kuidas Ilves nüüd pärast seda vaheaastat Rumeenias siin hakkama saab, loodetavasti Pärnu suudab ennast ikkagi sinna FIBA Eurocup'i ka mängida, olgu siis lucky loseri või siis juba võitjana, vahet ei ole, väga loodan, et nad sellega igatahes hakkama saavad. Sverre Aav eelmise aasta lõpus tegelikult seal, mis nad siis mängis pronksiseeriat Raplaga või veerandfinaalseeriat Raplaga. Veerandfinaalist nad langesid välja. Jah, et seal ju tegelikult paaris mängus oli Sverre täitsa Pärnu kangelane. Rootsi poistest ma ütlen ausalt väga midagi ei tea, minu see Johanson on muidugi seni peetud mängudes päris hästi esinenud, ka viimases Brnoga mängus seal ladus peaaegu kõik sisse. Tundub üsna selline rahuliku kulgemisega vend, nagu midagi väga ei tõmble kuskil, kui vaba on, paneb pehme käega sisse. Sergejevit, Augemunot me tunneme, kindlasti täiesti arvestatav jõud korvi all ja minu meelest väga oluline ikkagi Hendrik Helme ja Aleksandr Oliver Lint sinna äärele saada, et need on 2 sihukest tüüpi. Eelmine aasta minu meelest oli mingi küsitlused, kes on kõige ebameeldivamad mängijad, kelle vastu mängides need mõlemad mehed seal olid, nüüd on need mõlemad Pärnus. Ilmselt ei oota ükski teise meeskonna ääremängija seda nagu kohtumist, et jälle nende 2 venna nagu piiramisrõngasse sattuda. Ja ütleme, kui Eelme juba tegi üsna stabiilse hooaja eelmine aasta Raplas ja võib-olla mingis mõttes juba õigustas see Raplasse minek seda Tartust lahkumist, siis nüüd ta peab olema selle vastutusega harjunud ja nüüd tuleb samm edasi teha. Hindilt oleme ammu oodanud, et ta rünnakul kuidagi oleks aktiivsem. Ma saan aru, et tema nagu praegu vähemalt tugevused on see kaitse ja must töö, aga tegelikult teda nagu vaadates siis võim, et ka rünnakul nagu vähe rohkem lõhkuda on täiesti olemas, et
no kirju punt, no Harris ka sinna veel tegelikult mängijaid, kes suudaks nii-öelda mänge otsustada justkui nagu on palju. Küsimus ongi nüüd Evartile, et kuidas see asi nagu ühte hingama saada. Vaatadki paberil nagu sellise, ütleme, et kooliõpiku järgi nagu komplekteeritud sats, et seal on nagu justkui positsioonid täidetud, on erinevad tüüpi mängijaid, on erinevate oskustega mängijaid, aga samas ongi nüüd küsimus, et mis kvaliteedil see nii-öelda komplekteerimine tehtud on, et tegelikult ma ei tea, vaatame seda korvpallist Igor Sergejev, see sama Ogemuna, et võib-olla ma ei tea, nii korrektselt nagu kahte tsentrit ei olegi ühelgi teisel satsil võib-olla ja no ma ei tea, äärepositsiooni samamoodi Eelmäe ja Hint klassikalised ääred on ja ma ei tea, Ilves, Harris klassikalised tagamängijad, aga jah, nüüd ongi küsimus see, et kus see nende kvaliteedi level on. See Brno mäng nagu ühest küljest oli väga hirmutav, avapoolel oli -27 korraks sees, samas nagu tuldi mängu tagasi, see näitab mingit sisu, et jah, see ütleme nii, et palju küsimärke on nagu selles osas, kuidas see asi nagu kokku hakkab töötama lihtsalt. Just, ma mõtlen, et need mängu algused ongi neile väga olulised, et mis hetkel siis treener selle õige koosseisu nagu leiab, Brnoga mängus oleks praktiliselt 2 veerandaega ja siis see asi tegelikult töötas ja vahepeal vaatasid juba, et no täitsa ägedasti mängivad, aga jah, võib-olla korvi alla tegelikult Sergejev ja Ogemuna tegelikult, Sergejev võib sealt 3 sisse ehmatada küll, aga nad on ikkagi pigem nagu sarnased mängijad, et tagaliinis on Ilves ja Harris on tegelikult ju tüübilt täiesti nagu erinevad mängijad ja üks on ikkagi mängujuht, teine selline, kes tahab rohkem punkte visata, et jah, ma ei tea, võib-olla mis siit nagu puudu on minu jaoks, võib-olla need Rootsi poisid ongi nüüd need nagu siuksed viskajad, sest Pärnus on alati olnud kas Valge, eelmine aasta oli see Järvi ka lisaks, et ühte nagu sellist tüüpi, Evart ju ise ka vana 3 hunt on ja et mind natuke üllatab, et ei ole sellist kindlat püssi siin. Võib-olla Arvidsson, ma nagu seda veel ei tea, seda teist rootslast ka ei tea, et nüüd vaatasin, et rootslased on mänginud Rootsi noortekoondisest, aga mitte meestekoondisest, et nagu midagi see näitab, samas Pärnus võib-olla ei peagi Rootsi-suguse taseme koondisega mängeid tingimata olema. Ma ei tea, Berg-Elmeni usaldatakse seal Pärnus, siis ma ei tea, usaldame meie ka, aga pigem ütleks, et see Pärnu pilt tundub ikkagi võib-olla isegi viimaste aastate kõige positiivsem ja veel arvestades seda, kui ütleme asenduses kuri pettunud siin Juhan Kärp oli kevadel, et kasvatati eelarvet vist Evart ütles, et 600-700 000 siin üleeilsel pressikonverentsil, et selle kohta tegelikult nagu täitsa nagu ilus pilt on. Oi, no ütleme Johnny ees kindlalt müts maha, et see ei ole lihtne töö ja jah, et üsna mõru maitsedele seal Rapla saalist väljudes suhu jäi eelmine aasta, aga noh, eks see ongi emotsioon ja sellepärast me ju seda sporti teemegi, et neid emotsioone tulla ja vahel need ongi negatiivsed, aga saab üle ja ega kõige tähtsam ongi see, kuidas sa püsti tõused, mitte see, kuidas sa langed, et see on seda oskud. Ja Pärnu siis ülehomme kolmapäeval jätkab seda FIBA Eurocupi kvalifikatsiooni. Brno vastu on siis -8 taga, kodus tuleb see siis, ma ei tea, kinni lappida, ära võita või siis kaotada võimalikult väikselt, et siis püüda pääset läbi siis õnneliku kaotajate, nagu sa ütlesid, et siis tulenevalt sellest, kui meistrite liigast mõni kukkuja ei taha tulla, et siis jäävad seal kohad vabaks ja Eesti-Läti liigas kohtub Pärnu esimest korda Riia Selliga ja see juhtub 8. oktoobril koduväljakul. Ja nüüd jõuame TalTech Alexela võistkonnani ehk siis selle võistkonnani, kes tahab igal hooajal medalit, aga jääb sellest igal aastal aina napimalt välja või siis nagu mõnele meeldib öelda, et see on selline tagamängijate võistkond. Sel hooajal võib-olla isegi mitte niivõrd, sellepärast et korvi alla on kõvasti jõudu võetud, aga hakkamegi siit otsast minema, et laias plaanis ütleme, et mingi tuumik on ikkagi säilinud. Siim-Markus Post, Oliver Metsalu, Kristjan Kitsing, Taavi Urkatam, kõik sellised ütleme Metsalu välja arvata koondise mehed olnud koondise piiri peal, kindlad tegijad, tahaliini sekka, Oliver Suurorg, Kaarel Väll, oli varem juba, Simon Sutt juurde ja siis Ivo Van Damme ja Ivo Van Damme asendajana ka Martin Schmeiers, ehk siis paariaastase pausi järel ma pakun, on üks välismaalane ka pundis, aga mitte vist nagu lõplikult ja nii-öelda kivisse rajutud. Ja, et esialgu 2-kuulise lepinguga ta toodi, täpselt ei tea, mis Van Damme vigastus on, aga eks ta on selline mängija, kellel tihtipeale vigastused natukene häirivad. Tal ei siin mingi nooremale mitu aega vigastuste tõttu vahele. Jah, isegi olin Tartus, kui tal esimest korda ACL läks seal trennis ja siis sellest tal ju tulid
ei parenenud tõesti ära, pidi uuesti õppima minema. Ühesõnaga, et isegi ma ütleks mingis mõttes ime, et ta on ennast mänginud sellisesse üsna kindlasse ikkagi kohta Eesti korvpallis, et töö leidmisega ma ei usu, et tal nagu raskusi on ja kui meeskonda vahetab, ju siis need pakkumised ka ikkagi natukene paremaks lähevad. No muuseas, Simon Sutt tood juurde, ma ei tea, kas ta just nüüd mängu muutma hakkab, kindlasti rotatsiooni pikemaks teha mingites olukordades seda hea kasutada. Oliver Suurorg, ma ütleks, on kindlasti olulisem. Tema peaks siis, ma arvan, sellist Oliver Jürgensi kohta seal nagu natukene täitma, et kui post väljas, mängu juhtima, vahel postiga koos seal kahe pealt, tegelikult Suurorg ka ju hea vise ja tagaliin on kõva, kui ma korvialust ütleme seda rosterit siin praegu vaatan, Metsalu on küll siin ääreks, aga ta minu meelest ikkagi rohkem ka juba nagu korvialune vend, pigem paneks siis Kitsingu sinna ääre peale. Jurgata, ikkagi selge jõud Eesti liigas korvi all ja Van Damme ja Meiers, mõlemad ikkagi suht kvaliteetsed vennad, Meiers muidugi kabariitidelt kõvasti nagu üle, aga eks ta ka selline ligadi-logadi vend on, et loodeta, ma millegipärast arvan, et ikkagi hooaja lõpus on ka TalTechis üks välismaalane satsis. Lahkame seda tagaliini natuke võib-olla põhjalikumalt ka, et Post, Suurorg, Pehka, sa ütlesid küll, et Suurorg võiks olla Jürgensi kohatäitja, aga ütleme nii, et nende meeste mentaliteet on nagu öö ja päev, et üks mees on valmis läbi seina minema iga kell, ma pean silmas Jürgensit, teine on natuke ikka karemkutt, pean Suurorgu silmas, aga Post, Suurorg, Pehka, kõik pigem ikkagi mängujuhid, et samas, ma ei tea, Varrakule, mõnele veel tänapäevasele treenerile meeldib, kui on palju pallikäsitlejaid platsil, et seal annab nagu vangerdada, aga võib-olla hakkavad ka natuke teineteist sööma või üksteist sööma. Jah, tegelikult Välb ka suht samasugune nagu mees kui nende kolmega, kelle sa välja tõid. Välb laseb rohkem lindu võib-olla, et sealt. Jah, seda küll, aga kuidas ma ütlen, Post on ikkagi nagu number üks, siin ei ole nagu mingit varianti, et teda nagu kahe peale pole mõtet toppida. Pehka minu meelest eelmise hooaja lõpus ka play-offis nagu näitas, et ta võib nagu 25 punkti ka visata, kui kõik klapib. Endiselt arvan, et Suurorul on piisavalt hea vise, et ta suudab seal kahe peal mängida. Temal on vaja seda agressiivsust kindlasti juurde, aga nagu me teame, siis see aasta on TalTechil ka individuaalne coach olemas Rauno Pehka näol, kes ma usun, on piisavalt kogenud ja tark, et saavad nemadki aru, mis Suurorul puudu on ja seda talle seal annavad ja kuna trennis on ka ikkagi, seal taga käib ikkagi võitlus, ma eeldan, et ma ei ole ühtegi nende trenni näinud, aga kui seal ikkagi nagu verdigi ja pisarad ei ole, siis need vennad peavad nagu peeglisse natuke vaatama, et see on nagu koht, kus areneda. Ükskõik, kes neist võib siit järgmiseks hooajaks endale väga hea lepingu nagu välja saada puhtalt selle pärast, mida nagu trennis teha ja tahes-tahtmata see väljakul ikkagi avaldub ka. Et siin ütleme natuke eriti võrreldes eelmise hooaja lõpuga see tasakaal peab hakkama muutuma ka sellepärast, et Andret enam ei ole, Sutt tuli tema asemele. Sutt on ka ründav mängija, aga kindlasti mitte nagu nii tugeva Arsenaliga, ma julgen öelda. Et siis ma ei tea, kas tagaliinist peaks hakkama kuskilt rohkem punkte tulema, Suurorgu mainisid, Pehkat mainisid ka. Samas vaatasin neid kontrollmänge, seda viimast NBL-i mängu, kus oli ka paras krahh ikkagi Mitteldeutscheriga. Aga sealt tulid pigem kõik punktid nagu korvi alt, ma ei tea, siin Meiers on 20 pannud, Jurkata, Metsalu kogu tuleb nagu sealt, et võib see tasakaal on praegu paigast ära, aga ütleme nii, et see on veel nii hooaja varane faas ka, et siin võib-olla alles nagu asjad loksuvad paika. Jah, ütleme, et TalTech alustas seda ettevalmistust ka väga vara, et võib-olla on natuke jalad väsinud meestel, et punktid tulid korvi all sellepärast, et kaugelt lihtsalt saanud sisse, et viskeid iseenesest oli seal nagu mingi kohutava protsendiga visati, ma usun, et hooaja jooksul tuleb selliseid mänge veel ette, aga pigem vähe, aga jah, üldplaanis ma ütleks, tagaliin läks tugevamaks, äär läks nagu selgelt nõrgemaks, sest sellist Simon Sutt ongi puhas nagu tegelikult minu meelest ääremängija, aga selle Rasmus Andrega teda väga nagu võrrelda ei saa praegu. Ma mäletan ühte mängu Keilast eelmisel talvel, kui ta lõpetas selle Keila Kuulbeti suure kaotuste seeria Viimsi vastu viimasekundi viskega, et mingi nii-öelda jäisus seal nii-öelda veenides on, aga ütleme nii, et samas nagu võtame korvialust osakonda, siis kui sul on Martins Meiers pundis ja sa talle rünnakul nagu üldse palli ei anna, siis pole mõtet teda seal hoida ka, et Taavi Jurkata me ei taha selge eest palli nagu väga palju saada, tema võtabki ründelauda ja asja, aga ma arvan, et Meiers on sellist tüüpi, sellise pagasiga vend, keda sa peadki nagu toitma ka ja sealt läbi mängima.
No täpselt jah, et pole mõtet nagu seda ägedat venda sinna võtta, kui ta palli ei saa. Jah. Aga no Suti juurde ma veel nagu ju eelmine aasta Keilas ta saigi ju, tal oligi 30 minutit ja palun ja viska ja nagu, et treener pidi paluma, et noh, tee, eks ole, siis siin TalTechis on ilmselt nagu vastupidi, et ta peab selle välja teenima, võitlema ja ei taha liiga teha Sutile, aga ta ei ole jätnud läbi karjääri kui sellist muljet, et ta on nüüd nagu mingi hull nagu sihuke võitleja ja trenniloom ja nui neljaks, et pigem võib tal nagu jonn peale tulla vähemalt. No see on minu nagu arvamus, võib-olla vabandan, kui liiga teen, aga jah, seal siukses konkurentsis, noh, keegi on kurb kindlalt, ütleme nii, et kõiki Varrak õnnelikuks siin ei tee. Ja seda punti siis ohjab Alar Varrak ja tema kõrval on siis Tanel Sokk, keda on rõõm tagasi korvpalli juures näha ja nimetaks need, ütleme 15 mängilisest nimekirjast 2 noort ka U16 koondise tegijad, Hugo Tiiris ja Daniel Kaljula. Ilmselt nemad meisteliigas platsile ei saa, mängivad seal Tammsalu eest, aga pigem on seal treeningprotsessis sees ja saavad seal möllata postide suurorgudega ja see tuleb neile kindlasti kõvasti kasuks. Absoluutselt. Ja siis nagu korra sai mainitud ka, TalTech üle paari aasta siin ENBL-is, samamoodi nagu siin Keila ja siis seal on üks mäng juba peetud, Mittel Deutscherilt saadi võõrsil 57-84 lüüa, seal polnud variantigi. Okei, Saksamaa kõrgliiga eelmise aasta karikavõitja, samas ei ole nagu selline alaline tipp, et see natuke selline ohumärk oli, aga ütleme nii, et parema pildi saab ette siin 4. oktoobril, kui kodus võetakse Valmiera vastu. Ja olemegi jõudnud viimase 2 juurde, eelmise aasta Eesti meistrivõistluste finalistide juurde. Ja alustame muidugi hõbedameeskonnast Tartu Ülikool Max ja Mooritsast, kes on siin ka, ütleme, omajagu muutusi teinud, aga ikkagi põhituumiku säilitanud. Võtame siis tagant, alustame Martin Paasoja, äärel Karl-Juhan Lips ja korvel Rauno Nurger, et selle peal oli Aivar Kuusmaal nagu hea ehitada. Ja, päris hea, kui sul on jah selline eestlastest põhimeeste kolmnurk nagu olemas just ja igal positsioonil põhimõtteliselt tagaliinis, äärel ja korvi all ja sinna neid nuppe nagu kõrvale sättida on oluliselt lihtsam, kui kas või sul on ainult üks nagu nurgakivi, et selles mõttes usun, et Tartul oli natuke lihtsam, pluss nad tegid ikkagi väga ägeda hooaja eelmine aasta ja usun, et huvi mängijate hulgast sinna just Tartusse saada ka oluliselt tõusis ja tegelikult ju näeme, et ei ole üldse kehvad liitujad. Kui nüüd ütleme kõrvalnuppudest rääkida, siis nädal tagasi käisin Varssavi Leegiaga mängu siis Tartus kajastamas, vaatamas, kaotuseks, pigem loogiline 81-100, aga rääkisin ka spordidirektori Jaar Taltsiga ja nagu jäi natuke muljet, et need võib-olla nupud võiksid olla natuke paremad saadud, kuigi valikud tehti parimas usus, aga Talts ütles ka, et alati võib leiduda ruumi kedagi juurde tuua. Ja võib-olla see üks selline täienduskoht paistab seal tagaliinis, et teist hooaega nagu järjest mulle tundub, et see komplekteeritus on natuke võib-olla selles mõttes paigast ära, et kes seda mängu seal tagant peaks hakkama nagu üles ehitama, et Hannes Saar USA-st tuli vist teises divisionis Kentseist, jättis mulle näiteks väga hea mulje, aga tema ei ole selline ikkagi puhas mängujuht. Sama kehtib ka ikkagi Martin Paasoja kohta. Rando Roos, temast nagu rääkimata, pluss siis ka uus tuli ja Malcolm Alexander Bernard jättis hea mulje, oli nagu tegija, skoorija, ma ei tea, murdis läbi, aga temaga ei ole mängujuht, et kelle peale nad nagu lootma hakkavad, et on minu jaoks kõige suurem küsimus nagu rünnaku ülesehitusel. See on huvitav ja eks kuskilt jäi Taltsi jutust endalegi kõrva, et neil natuke selle Rasmus Andre saagaga natuke midagi läks nagu käest ära, sest Andre ju alguses pidi tulema, siis oli suhteliselt kindel juba, et ta läheb ülikooli ja siis juba tulidki Saar ja Ilver põhimõtteliselt võeti selle ajaga ja siis ütles Andre, et ma nüüd tulen ka, nüüd põmaki, meil ühe kabariidiga vendasi seal nagu on päris palju. Okei, Lips mängib rohkem nagu korvi all ja Andre rohkem tagamid ja Ilver vist on selline ka ikkagi tugevam selve. Ütleme nii, et ta võiks olla selline number 3 mängija, ta on väga selline pikk, ta hüppab hammastega rõngasse, ma ei tea, võib-olla puudutab laua ülemise ääre ära, aga täpselt see, mille pärast NCAA-s jäi nagu sügavale pingile on ikkagi see, et tal seda, ütleme, julgust, agressiivsust ja nahaalsust on vähemalt praegu puudu. See sealt Leegia mängust nagu peegeldus väga hästi välja, sai korra kiiresse, pani võimsa tongi, aga sellega nagu asi tol hetkel piirdus. Pigem on selline ikkagi kaugiskele lootev mängija ja kui see ei kuku, siis nagu kasutegur ka kohe langeb.
Nojah, ja ma mõtlen lihtsalt seda, et ega need ääremängijad, kes me siin ette lugesime, ega nad ei ole, ma arvan, maailma kõige odavamad mängijad ja võib-olla sellel põhjusel sinna mängujuhi kohale toodigi ainult üks mees, et tegelikult ju tore on mõelda nii, et antakse Rando Roosile nüüd veel üks päris võimalus, eks ole, et võib-olla siis nüüd ja kui see ei toimi, siis jah, ma arvan, võimu Tartul on, et siin vajaduse korral veel keegi tuua. No ütleme nii, et Paasoja on ka sellises vanuses juba, et võiks rahulikult seal mängujuhi koha peal ka mängida, ta loomu poolest ei ole päris see, aga võib-olla nagu vaikselt sinna poole teel, et no ta justkui nagu vanuse poolest võiks, aga oma füüsilise võime poolest ta võib seal kahe peal ka edasi-tagasi nagu kütta, et ta ei ole maailma parim söötja ka, see tema nagu mentaliteet on korvide viskamine ja seda nagu ümber õppida on nagu raske, mitte võimatu, Paasol kindlasti, aga nii kaua, kuni ta ikkagi stabiilselt nagu ise sisse viskab, nii kaua ma arvan, tema nagu koht on puhtalt kahe peal ja Kuusma, ma arvan, saab sellest väga hästi aru, aga ütleme nii, et neid murepilve on tegelikult nagu veel, et siin Tartu polegi saanud täiskoosseisus ju madistada, et siin kohe sai Rasmus Andreviga, Nathan Keio on mänginud, korvialune siis uus täiendus on mänginud üksikuid minuteid, Paasoja ei teinud Leegia vastu kaasa, ei teinud seal Leedu turniiril vist kaasa, Varbaga mingi häda, Raido Roosil oli mingi probleem, et siin ütleme nii, et see ettevalmistus jäi mingis määral ilmselt nagu lünklikuks, ei saanud nagu täit pilti ette, et kas see tagaliin on siis piisav või ei ole piisav, aga ütleme nii, et siin tuleb hakata siis töö käigus neid auke lappima ja vaatama, kas asi töötab, et see Keio asi on päris vist kahtlane, et kas saadigi siis selline poolvigane loom või mitte, et teda ei ole platsil nendikades, jah. No ja kui veel vigastust loomadest rääkida, siis ega Rauno Nurger ju ka on meil teatavasti üsna õredate puusadega ja kui sa nüüd selle Keio jutu ka siia paned, siis korvi all on Nurger, Keio ja Jurtšenko ja austus Jurtšenko vastu on ju, et Graamo vastu temaga ei mängi paraku. No ütleme, et äärelt saab ju ikkagi Lipsu saab sinna korvi alla liigutada ja ma saan aru, et Ilver pigem siis praegu oleks nagu rohkem 4 kui... Viie peale ei tahaks teda panna ikkagi. Aga ütleme, lauda ikkagi läheb ja sellega võib-olla nagu nii ette ei jää, aga jah, et kui pole puhast mängujuhti, siis tegelikult peaks nagu ühe sükse 4, kes pigem on 5 ka veel tooma. See Keio ongi ka selline mees, et minu arust on seal 2 meetri ringi, ta ei ole mänginud, aga ta ei ole ka päris tsenter, ehk siis jah, et nagu jälle on kuskilt nagu mingite asjade kompenseeritud, võib-olla, et tahad, ma ei tea, Graamole ära panna, tahad sealt Ilveri ära napsata nende eest väikse rahaga, ma ei tea, Saare samamoodi. Okei, eestlased ongi omad kutid, lahedad kutid, ma arvan, et toovad rahvast ka saali natuke rohkem, aga jah, et siis sa nagu kuskilt nagu võtad selle, paned natuke raha võib-olla üle ja siis kuskilt jääb puudu, aga Talts ütles ka, et kui kedagi vaja tuua on, siis viimastel aastatel on Tartu selline, et tuleb tuua, et tuleb lihtsalt natuke rohkem tööd teha ja natuke rohkem häid tootajaid pigistada. Nii on ja, aga see on nagu üllatav minu jaoks natuke, et Tartul nagu ei ole aastast aastasse nagu liiga hästi nende välismaalastega läinud, et eks aeg-ajalt satub mingi väga hea tüüp, aga tegelikult Kandimaa, Kuusma, Talts, Peterson, targad inimesed seal ja nagu, et arvestades, mis võimalused olemas on tänapäeva maailmas mängijate otsimisel ja kuidas, ma ei tea, kuidas Viimsil see kogu aeg nagu õnnestub, ikkagi neil on nagu üks võimalus ja nad saavad selle, kellel vaja on. Tartul seal mõnikord hooaja jooksul, Graamost rääkimata, käib nagu terve hunnik neid läbi ja ikkagi nagu seda veel ei ole, et võtame kasvõi selle Jonesi eelmine aasta. Ma ei tea, kuidas ta oleks Tartus mänginud, aga ma ei usu, et ta nüüd kahjulik mängija oleks olnud ja vaevalt ta nüüd väga kallis. Võib-olla Tartu see nagu mentaliteet ongi natuke on see, et pigem proovime isegi natuke eestlastele rohkem maksta ja vaata, mis nende välismaalastega saab, aga jah, et ma ei tea, see Talts ütles ka, et nagu see, kes suudab sama satsiga panna hooaja esimesest päevast lõpuni välja, on ikkagi paras haruldus, et eelmine aasta nad ka vangerdasid siin lõpuni välja, tulid siin Gedraitised ja see Iirimaa poiss ja ma arvan, et see sats nagu kindlasti sellisel kujul lõpuni ei pane ja sellisel kujul sats ei saaks ka Graamole vastu, ma pakun. Ja, aga ma loodan, et ma ei tea, minule eelmise aasta need täiendused jätsid ikkagi siukse kiirustamismulje, et meil võtame kuskilt midagi, et see aasta, neil juba praegu põhimõtteliselt on näha, et siin tuleb midagi teha, et siis see ei saa nagu olla üllatus ühel hetkel, kui on vaja võtta mänge nagu oleks väga pettu, kui sellega nagu alt minnakse või tuleb selline, mitte midagi Vladilt ega Gedraitset ära võttes, aga kas me peame selliseid tüüpe siia Eesti liigasse tooma, et toome siis juba midagi vähe atraktiivsemat nagu
paneme need 2 raha kokku ja saame laheda minna. Jah, ma ütleme nii, et nagu ma ei ütleks, et midagi eelmise hooajaga võrreldes meeletult kehvemaks oleks läinud, aga paremaks ka ei ütleks vähemalt esmapilgul. Aga hea märk on see, et Tartu on tagasi FIBA sarjas FIBA Europe Cupil. Said sinna ka põhiturniirile, seal ootavad ees siis Rostock, Porto ja Antwerpen. Täpselt selline alagrupp, et sellised vastikud satsid, samas midagi ulmelist ei ole, et 2 hulka saada, aga ütleme nii, et siis tuleb kiiresti see punt mängima saada. No nii on jah, aga minu jaoks läks Tartu ikkagi veel atraktiivsemaks just nende noorte Eesti äärte lisandumisega, et sellega on nad vähemalt täppi pannud. Ja siis Eesti-Läti liiga avab Tartu 1. oktoobril Tondiraba Ähelis Kalev Cramoga mänguga, ehk siis kohe tuleb see maiuspala. No nii on jah, et iga aasta ju umbes nii see asi hakkab ja iga aasta on see päris hea lahing ka. Ja olemegi lõpusirgel valitseva Eesti meistri Kalev Cramo juurde jõudnud. No ütleme nii, et Kalev Cramo hooajane periood oli segane sellepärast, et koondisega olid seotnud nii Indrek Reimkog kui Brett Nõmm. Sellele vaatamata Chris Killing siis, ma ei tea, timmis võistkonna sellisesse vormi, et kontrollmängud läbiti laitmatult, Leedu kontrollturniir võideti, seal võideti Šavlaid, Neptunas, tugevad võistkonnad, siis valistati kodus Yokohama väga kindlalt, seda käisin ka mina ise vaatamas, vaatasin ka järgmist mängu FIBA meistrite liiga esimeses kvalifikatsioonis Rilski Sportistiga ja kogu see asi oli jätnud väga hea mulje. Cramo nägi isegi parem välja, kui ta paberil välja võiks paista, aga siis ütleme nii, et tuli see teine ring meistrite liiga kvalifikatsioonis Levitse vastu Slovakkia meister ja ütleme nii, et see pilt lagunes päris korralikult kokku ja minu jaoks lõid seal kohe need suuremad murekohad välja. Üks asi on see, et korvi all on mängijaid, aga nad on natuke lühikesed ja lauavõitlus jääb võib-olla soovida ja teistpidi võib-olla, kui me kaugeaineni välja arvame, siis sellist rünnaku kogemust ikkagi napib ja kui vise ei kuku, siis on kohe raske. Nojah, eks ütleme Eesti meeskondade ligast välissarjas see, et kui vise ei kuku, on raske, see kehtib kõigi kohta, et meie ikkagi siin Eestis ei ole harjunud seda mängu ju korvi alt üles ehitama, et ka koondisel, kolmestel on väga suur rõhk, vähemalt pooled visked on kolmesed ja siis on tõesti raske, kui need sealt ei kuku. No ma jälle jutuga väga nõus, kui ütleme siin suve keskel või lõpupoole seal tundus, et Tartu täitsa teeb suurt sammu meistritiitli poole just, et need Saared ja Andred ja Ilverid endale saadi, siis tegelikult Cramo siin vaikselt ehitanud ja no ka üsna üsna sügav meeskond jälle ikkagi, et igale positsioonile on mängijaid, võib-olla mõnele positsioonile on liiga palju just tagaliinis, pean silmas seal mängujuhid ju tegelikult, Rosenthal puhas mängujuht, no Kaukiainen on ju mängujuht, no Erik Makke küll vist võiks olla viska tagamängija, aga ma ei tea, kas sulle ka jäi silma, aga nendes mängus ta ikka maru väike nende teiste meeste vahel, et ta on pisike, jah? Et pigem siis mängu juhtida. No see Tyson Eekhoff tegelikult mulle tema liigutused meeldisid, ta teises mängus ei olnud piisavalt agressiivne minu meelest, aga tegelikult tal on need kõik, tal on normaalne vise väljast ja talle meeldib ka läbimurda, floater on hea. Et ta on selline mees, kellelt võiks küll mingi 15 punkti mängus see hooaeg oodata tegelikult. No võime siia tagaliini juurde jääda, et Meikoffi nägin lähemalt seal japanlastega mängus ka ja ta tundus selline, ta on küll selline ründaja, skoori ja isetegija, aga ma nägin, ta on ikkagi tiimimees ja selline ikkagi tubli mees, ei ole selline isekas isetseja, kuigi on esimese aasta Euroopas mängimas, aga jah, see ütleme, et meistrite liigas teises mängus Levitse vastu ta enam need visked ei kukkunud, ei saanud korvi alt sisse ja see kohe rünnak mingil määral lagunes, aga jah, kui sa ütlesid, et mängijaid on palju, siis ma arvan, et Reimkog, ma ei tea, siin Killing ja Nõmm on ka natuke selle generatsiooni mehed, kellele meeldib, kui neid palju pallikäsitlejaid väljakul, ma ei tea, näiteks kui siin Rannula mängis Leegiga, siis tal oli 3 tükki korraga, seal oli see
uusameeriklane Shungu ja Pluta näiteks korraga kolmekesi väljakul, kõik on seal 190 sentimeetri ringis, et võib-olla siis Cramo mängib midagi sarnast, tahab mängida. Samas ma ütlen, et praegu oli hädavajalik, et neid mehi seal nii palju on, sellepärast, et Märt Rosenthali mäng ikkagi veel paraku kriitikat ei kannata, et ta on ikkagi oma nende paremate päevade halevari ja seal oli teda ikkagi nagu, teda ei saanud enam teisel poole väljakule panna nagu päris tihti enam. Ja, et kuuldavasti tal ikkagi ei ole kõik selle jalaga nagu korras ka ja päris sükest vigastust, kui seal kas või natukene midagi tunda annab, siis see on üsna raske olukord mängijale nagu kus olla. Aga nojah, ei, 3 tagamängiga saab, aga ma ei tea, Kaukjainen ja Make on nagu mõlemad ikkagi nagu väiksed tagamängijad on ju, et Kahv natuke suurem, okei, Rosenthalil ka nagu Kere on natukene võib-olla suurem, Torbek. No võib-olla saabki 3 tagamängiga nii, et nagu Torbek on nagu kaitse tagamängija on ja siis Kaukjainen ja kes seal iganes kõrval on. Ja niimoodi saab kindlasti päris edukalt. No, olgem ausad, Torbek on juba ütleme sellises faasis ka oma karjääris, et ta nagu kas või eelmine hooaeg, et ta mõnes mängus võib-olla ei peagi üldse mängima, mõnes mängus peab 25 minti ja temal nagu ei muutu sellest ka nagu suurt midagi, et tema ei hakka jonnima, tema mängu kvaliteet sellest ei ilmselt ei muutu, et tema ongi selline libero, kui ta saab igale poole lükata, et ma arvan, et kõige suurem kannataja on ikkagi Kristen Kasemets selles olukorras, et ongi küsimus, kui palju saavad hakata treenerid talle andma Eesti-Läti liiga mängudes mänguaega, kui palju seda ise välja võitleb, et oleks siin, ma ei tea, igas teises kolmandas satsis oleks põhitegija ja samas Cramosse tuled, kogu keskkond on teistsugune, eurosarjad, kogu trenni kvaliteet, kõik see, et tema võib olla see mees, kes nüüd ühe korra jäi juba välja ka koju koosseisust, et tema on seal täpselt see tagamiste piiri peal, et Make mul iseenesest meeldib, mis ma seni näinud olen, et ta on selgelt nagu rohkem mängus sees kui Kasemets, tõsi, ta on ka natuke teist tüüpi võib-olla, parem söötja, ma ei tea, kas stabiilsem viskaja, visata oskavad mõlemad, aga võib-olla Makel on see söödunud ka natuke parem. Jah, Kasemets praegu tõesti on nii-öelda seal natukene hammasrataste vahele jäänud, aga tegelikult see ettevalmistus on kaua kestnud ja Kasemets ei ole nagu eelmine nädal võetud. Ju seal trennis midagi on, et selles mõttes Make ja Kasemets ju alustasid ühelt tasemelt. Minu meelest Make veel äkki tegi oma õlgadega ju veel seal eelmise hooaja lõpus käis opil või midagi. Ja Kasemets tuli tegelikult välismaa hooaja pealt. Jah, et ju siis on ise natukene pehme olnud ja ega kuigi ta seal Leedus ju ka eelmine aasta ikkagi oli nagu konkurentsis või muidugi. Ta mängis, aga ta ei teinud seal suurt midagi. No seda küll, aga jah, ja seal ei olnudki niisugust varianti, et keegi teine mängu läheb, seal lõpus enam ei olnud mängijaid, eks ole, on ju, et tean ise, et ega see on päris frustreeriv sinna Kalevisse istuma minna, eriti veel reisidest maha jääda, mis iganes, siis pool seda satsi on seal, võib-olla jääb üks treener siia, kellega nagu midagi saalis need 4 päeva teha, aga ma ütlengi, et kõige hullem selle juures, et on nagu 13 võrdset mängijat ja see üks jääb välja, ei olegi see, et sa nüüd ei saa kuhugi kaasasõita mängida selles konkreetses mängus, aga see auk, mis sul nagu vahel jääb ja saad jõusaalis käia, saad viskelus käia, aga see ei asenda nagu seda trenni. Aga teisest küljest jälle sealt nagu välja ronid, siis tõenäoliselt oled nagu mängumees pikemaks ajaks ka. Jaa, äärte positsioone vaadates Kalev Cramos, siis ma ei tea, ei ole nagu kuskilt midagi nuriseda. Tanel Kurbas, Hugo Toom, Gregor Kuuba, Gregor Hermet, ma ei tea, eraldi tahaks kiita Hermetit, kes oli siin koondise pealt tulles ikkagi väga heas vormis, nägi välja, mängis väga enesekindlalt, viskas sisse, okei, temal ka, see viimane mäng oli niisugune kollektiivne, pigem nagu kokkukukkumine, sai vist viga seal ka, aga tema oli nagu väga tubli ja mulle meeldib see Kuuba, lauavõitluse osa ka, et võib-olla korvi all ei ole nii pikad mehed tingimata Kalevil, siis Kuuba kindlasti aitab seda lauavõitlust nagu natuke tasandada. Ja ääred on toredad jah, vaata Hermet on niisugune kõva punnimees, eks ole, teised on pigem niisugused kõvad võitlejad, Kuuba laua tõid välja, ega Hugo Toom on ju samamoodi mees, kes kunagi platsil paigal ei seisa, Kurbas samamoodi vana mees küll, aga energiat on kõvasti ja Hermetiga kiitusega täiega nagu nõustun, et tõesti päris sportlane ikkagi seal, me ei ütle, et teised nüüd ei ole, aga ta on täpselt sellise kehaehitusega nagu üks tema positsiooni mängija Euroopas olema peab, et seda on hea vaadata ja arvestades tegelikult, missugune mängija, 3 aastat tagasi Hermet oli, missugune tema kehatüüp, siis me räägime siin mingi tüübist, et ongi raskema kondiga, mis igast täna täielikult nagu rasvaprotsendi alla viinud atleet, et väga hea näide kõigile, kes siin on suurema kondiga, et tee natukene trenni, vaatame toitumine üle ja me näeme, ta mängu kvaliteet on tõusnud, enesekindlust, ta ju on ise väga toonitanud, et ta ka oma vaimse poolega kõvasti vaeva näeb.
ja need head rünnakuomadused on alati olemas olnud, aga mina ootaks see aasta temalt ka ikkagi 15 punkti nagu mängus, et kindlad oma asjad teeb ära, isegi kui on halb päev, hea küll, 15-5 sisse, aga 15 punni tuleb ära ikka. Ja korvpalluna on ka tegelikult, ütleme, et korralikult mehitatud Tommy Rutherford, Andris Miška ja Cameron Tong. Noh, keegi ei ole neist selline koljad, kõik on seal 2-0-5 ümber, võib-olla natuke alla isegi. Samas Rutherford on üks, ma ei tea, pullimaid välismängijaid minu arust viimasel ajal, et ta näeb selline, ma ei tea, viieline, ma ei tea, geograafia õpetaja enam-vähem välja, aga ta nagu mängib nagu üli kuidagi ägedalt, ta on nagu aktiivne, tal on oskused, oskab põrgatada, võib nägu ees selget ees teha, ta on nagu üsna hea lauavõitluses selline. Ta ei ole mingi superstar, aga ta on selline üli nagu usaldusväärne vend, kellele loota ja teeb nagu oma ära. Tundub et ta mingi isetegevust väga seal tegema ei hakka, võitlebki lauast, on siuke, ta ei näe nagu tugev välja, aga mängu vaadates jääb mulje, et ta on ikkagi väga tugev nagu, et ja pigem ebameeldiv, et siuksed, ongi teravad küünarnukid võib-olla päris nagu ei ütleks, et ta Margus Metstak on, ma olen vähe nagu näinud ka, aga mulle nagu tundub, et temas on midagi sellist, et kuidagi on nii, et tema ümber vahepeal ei ole mehi ja see pall kukub sinna, et midagi peab ju selleks tegema, et selles mõttes väga huvitav tüüp ja ta ei võta nagu nendelt, ütleme tagaliinilt ja Hermetilt ühtegi nagu viset ära, et ta pigem annab neid viskeid oma ründelaudadega juurde. Miška me teame, Rainbockiga talle nagu sobis ka eelmise hooaja lõpp, igati nagu loogiline, Miškat tahaks nüüd näha, lihtsalt, et ta korvi alt nagu enesekindlamalt toimetab. Ta on kõik natuke selline pehmeke, jah. No täpselt ka seal, ma ei mäleta, kas see oli selle Levisse mängus või selle Rilskiga, aga ka mingi poole lõpus või kuskil korvi alt täiesti vabalt jälle mööda nagu, et selliseid asju nagu Miškalt nagu täna näha ei taha, aga selle Tangi kohta ei tea tõesti midagi, ta ei saanud ju Rilski vastu platsilegi, et Levisse vastu sai, aga no ruuki. No mina nägin teda seal Yokohama mängus ka ja olgem ausad, ega ta mingit erilist muljet ei jätnud. Kui mäng oli lõpus tehtud, siis nagu sai näha, et tal on see nägu ees mäng olemas, võttis isegi jalga vahelt korraks midagi ette, aga tema pole ka selline pigem korvialune jõud ja ma arvan, et kuna siin nagu see välismängijate limiit on ka vist täis, nagu mida saab eestikatel kasutada, et äkki temast siin vabanetakse, aga see või tuleb keegi asemel, et seda praegu ei tea, aga tema erilist muljet ei jätnud, aga jah, see korvialune nagu see viitab jälle sellele, et võib-olla see Cramo tahab mängida sellist kiiremat korvpalli ja kindlasti mitte nagu selge ees hakata kellegi korvi alla toppima, et need samad Rutherford ja Miška nagu seda näitavad, aga kui siin tuleb mingi eurosarjas mingisugune jurakad prantslased jälle vastu, siis ma arvan, et päris korralikult võib see sats nagu jääda nii-öelda Tangi alla. No jah, kui vise ei lähe, siis jäävad jah, selles mõttes, aga eks ta loogiline ole sellist 5-5 mingit hullu kombinatsiooni mängu ju ei mängitagi tänapäeval. Meil ei ole mõtet seda nagu siin Eestis ka harjutada. Ja see ongi tänapäevane, skoorid sinna 90 kanti ja kui kaitses vastase alla 85 hoiad, siis võid võidust mõelda, et eks ta niimoodi olema hakkab ja kindlasti tuleb väga halbu päevi, aga ma arvan, et Kalevil vähemalt on kõik eeldused väga heaks stabiilseks hooajaks ja selle Tangi väljavahetamisega iseenesest isegi kui see võisid praegu ära võtta, siis tegelikult korvi all nagu probleemiks veel ei lähe. Need samad Toom, Kuuba, Hermet ju saab ka sinna liigutada, et on aega mõistlikud otsused ja praegu ütleks ikkagi, et Kalev Cramo nõksakese Tartust vähemalt minu silmis on ees ikkagi. Ja ma ka senise pildi puhul, mis näinud olen, nagu mäng on olnud üsna loogiline Kalevil, kui see viimane krahhilaadne asi välja arvata, et siis tegelikult on nagu pall liikunud, on tulnud nagu igalt poolt punkte, et jah, siin ongi küsimus see, et kui mingid suured jurakad vastu tulevad, et mis siis saama hakkab, aga see on selline alaline küsimus. Korra arutaks veel selle üle ka, et Inderk Rainboks enda kõrvale nii Brett Nõmme kui Chris Killing jäi sinna, teistel pigem toimetavad siin kahe treeneriga kokku nagu peatreener, abitreener, et kas see võiks ka nagu mingi eelise anda, et need on ju kõik sellised treenerid tegelikult, kes võiks igas teises satsis olla peatreenerid põhimõtteliselt. No jah, ega halvemaks seda olukorda seal kindlasti ei tee, et need on ju mehed, kellele meeldivad väga ka videod, eks ole, nad on väga hästi selle video scoutingu asja ära omandanud ja ega Kalev siin juba aastaid minu meelest on väga hästi just vastaste tugevad küljed ära elimineerinud ja selle pealt neid häid võite saanud versus siis lihtsalt ise nii hästi mänginud on. Et ma arvan siin vallas,
Et selle mänguplaani koha pealt nagu ei peaks mingit nagu downgrade'i tulema võrreldes rannule ajaga, et pigem siis ongi nagu kui tuleb nagu mängijate satsi pealt on ju. Ja pigem jääb Rainbowkil endal nüüd veel rohkem aega nagu päriselt nagu meeskonna siis selle kogu mängu peale nagu mõelda, et Brett ja Killing, ma arvan, seal teevad kogu selle video asja talle nii ära, et ta ei pea selle peale energiat kulutama ja saabki nagu pigem seda suur strateegiat nagu paika panna, mis siis Cramo lõpuks igal pool meistriks viima peaks. No tagumise kolmiku jagasime enne ära, praegu vist oleme konsensusel, et Cramo esimene, Tartu nagu teine power rankingus. Nende seljadaga, kui ta on kumbapidi sa tahaksid seal panna? See on hea küsimus. 50-60 jah, aga praegu ma ikkagi natukene rohkem arvan, et Pärnu on väikene Õlekõrs. Ma ei oska seda täpselt selgitada, miks. Aga mulle tundub, et kui Evart selle Pärnu kireva kompoti seal nagu kokku mängima saab, siis sealt võib päris ilusaid asju tulla. Ma ei taha öelda, et TalTechist ei või, aga võib-olla seal on seda... No, Pärnu on natuke paremini nagu positsioonid ikkagi nagu täidetud selles mõttes, et TalTechil seda ülekaalu teatud positsioonidel on nagu natuke rohkem. Jah, et kipub vist jälle nii minema, et Varrak jääb medalit, aga mine tea, et siin võib veel pulli saada ja äkki tuleb siit või Tartu või Cramo ka veel selges vastu, et mine tea, et siin alles madinaks läheb. Kalev Cramo siis, nagu öeldud juba eelmises plokis, et mängib Tartuga kolmapäeval kodus ja sealt see asi käima läheb. FIBA Eurocupis nende esimene mäng 15. oktoobril, aga vastane on veel teadmata. See tuleb siis üks õnnelik kaotaja ilmselt. Aga seal on juba ees siis nende alagrupis Kasper Suuroru koduklubi Sopot ja Aserbaidžaanist Neftši. Ja Neftši peatreener on ju eelmine aasta Pärnu treener ja abitreener on ka see sama mees seal, et ka huvitav neid siin näha. Nädala top. Ja mõnele traditsioonile jääme ikka kindlaks ka, ehk siis loeme ette tuleva nädala tähtsamad spordisündmused. Tõsi, alustame ikkagi korvpallist. Lugesime siin suurema osa koduse korvpalli ajakavast ette, ehk siis soovitus on, et minge nii palju saali, kui vähegi saate ja jõuate ja Janar, sina hakkad ilmselt saalis käima päris tihti. No jah, nii on, et esimesel olen ilusti saalis ja kõrvaklapid peas, et kes saali ei saa, siis saab vähemalt kuulata. Ja ütleme nii, et siin muid pallimänge tuleb ka sekka. Võrkpalli Balti liiga alustas nädalavahetusel ja päris korraliku üllatusega. Selver TalTech, kes siis on läbinud noorenduskuuri, mängib taas Aavo Keele käe all, alistas ühe suursoosiku Tartu. Kolmapäeval alustavad Võrus kohalik Parrus ja uus tuli Audentes ehk siis noored võrkpallurid ja laupäeval võõrustab Tartu Pärnut. Lisaks tasub nüüd igapäevaselt teravamalt pilku peal hoida ka Eesti jalgpallimeistrivõistlustel, sellepärast et Flora ja Levadia lähevad viimasele 6 voorule vastu täpselt võrdselt 66 punktiga. Flora külastab sel laupäeval Harjut ja Levadia võõrustab päev hiljem Tartu Tammekat. Aga lõpetame ikka korvpallilainel. Homsest algab ka korvpalli Euroliiga, kus on nüüd 20 satsi, kohe ootab ees topeltvoor ehk siis kohe 20 mängu teisipäevas kui neljapäevani, et ütleme, et korvpalli jagub ikkagi söögi alla ja söögi peale. Ja nii on ja kohe hakkab minu jaoks väga huvitava mängu ka seal Dubai ja Partisan, 2 väga huvitavat meeskonda ja kindlasti olen teleri ees ja kaasa elan, et on mida oodata. Ja, me sellega tõmbamegi siit tänaseks joone alla, tagasi oleme nädala pärast ja siis juba natuke laiema ampluaaga. Saadet toetab Pahv. Pressisektor.